Näitan, kuidas kasutada lihtsalt 2D laserlahendust. Et siin on siis vajalikud asjad. Siin on pöördlaser, seal on statiiv, siis on väike ekraan, mis läheb kabiini ja siis on laserandur, mis läheb siis kopa noole peale. Alguses tuleb siis paika panna statiiv ja pöördlaser õigele kõrgusele. Siis tuleb paika panna laserandur sellele kõrgusele, mis on siis antud töö jaoks õige ja lõpus siis paneme paika selle väikese ekraani. Pöördlaser pannakse paika kolmjalale ja alguses tuleb ta siis panna paika enam-vähem sinna sihti, kuhu hakata kaevama, et siin on selle jaoks olemas väike sihik. Selle järgi saab enam-vähem selle suuna paika, kus meil mis teljad on, kus on X-telg, kus on Y-telg ja peale seda pannakse laser lihtsalt tööle. Alguses ta loodib ennast, mõtleb natukene, kompenseerib seda ebatäpsust. Ja niipea, kui ta hakkab seal üleval keerlema, nii olemas. Hetkel pole väga näha, aga põhimõtteliselt ta toimeb. Oleme ka huvi pärast kontrollida selle väikse anduriga. Töötab. Nüüd siis on meil laserandur paigal, seal on see pöördlaser ka paigal ja siis ta näitab, et kuhu me peaksime liigutama masti, et me jõuaksime siia nulli. Tegelikult oleks meil nüüd tarvis alguses liigutada koppu õigele kõrgusele, et oletame, et ma tahan siin sirget lõiku kaevata. Nii, ma siis panin oma kopa paika, arvan, et näiteks see on see sirge lõik, mida ma siis kaevama hakkan laserist kuni minu andurini. Ja siis andur alguses näitas mulle, et on vaja palju kõrgemale minna, et olla laseri tasemel, aga ma lihtsalt vajutasin siin pikalt seda nuppu ja nullisin ära, et ma ei hakanud seda laserit seal siis, või seda andurit seal siis väga liigutama. Muidu oleks võinud iseenesest, oleks õigem ka olnud. Ja teine asi, siis ta ütleb meile, et ta ei ole praegu sirge, et meil on praegu ta kuidagi nii-öelda loodist väljas. No nagu see andurgi, ta ei ole otseselt vertikaalne, eks. Siis saan aru, et peaks neid kahte korraga hoidma. Nii, nüüd ta natukene nagu mõtleb ja nüüd ta võttis siis selle ka meie nulliks. Nüüd me oleme siis anduri pannud horisontaalselt ja vertikaalselt nulli. Et iseenesest me saaksime nüüd lihtsalt niisugust sirget lõiku kaevata ja sellel kõrgusel, kus mul praegu kopp on, eks. Kui ma lähen allapoole, siis ta näitab mulle, et oleks vaja üles tõsta, kui kopp on liiga kõrgel minu tasapinnast, siis ta näiteks, et peab alla minema, eks. No nii, pult leidis meie anduri üles ja ma ei taha enam nagu nii kõrgel seda koppa, ma tahan nüüd uuesti loodi panna. Siis ma valin selle telje, ma valin siis liikumise suuna, läks plussiks, siis ma valin
ahah, no nüüd ma tegin +4, nüüd ta läheb alla. Tegelikult teeme uuesti, valime jälle telje välja, valime siis selle numbri, mida on vaja muuta. Nii, ja olemas. Nii, nüüd ta hakkas ennast siis paika panema, sellega läheb natukene aega. Ja siis ühel hetkel saame teada, et ta on uuesti paigas. Aga vahepeal ma siis panen patarei tagasi. No minu meelest ta seal hakkas pöörlema. Ma olen väga kindel, ma ei näe seda nii hästi, aga siis ma hakkan masti alla tooma. Opa! Nii. See on panen ta kõige täpsema täpsusastme peale, nüüd on siis millimeetrite mäng enam-vähem. No nii. Okei. Nii, vahetame täpsusastet. Näete, ilusti loodis. No, kui palju liigutad, siis on loodist väljas. No, pole enam nii keeruline seda loodi leida. Ja niimoodi võib siis alguses teha, ütleme, siukse suurema töö ära ja siis, kui on viimane silumine, siis vahetada täpsusastet. Minna näiteks täppis töö peale, eks, ja siis vaadata, et kas on ikka täpne või vaja natukene liigutada ülevale või allapoole. Kohe ta peaks uuesti signaali saama. No nii. Ja niimoodi see siis enam-vähem käib. Et meil on see vahemaa siin oluliselt väiksem kui enne. Eks ma alguses võtsin selle loodi ka vist paika enam-vähem sellises asendis. Näete. Ja paneme ta jälle ebatäpseks, siis on vähe lihtsam kinni püüda. Nii olemas. No, ja niimoodi see töö käib siis selle pöördlaseri ja laseranturitega.